Tere, tere! Hakkan rääkima siis aprillikuu energiatest igale tähemärgile, aga enne räägin sulle ka ära, et pane tähele. Minu YouTube'i kanalil on praegu kaks suunda. Ühed videod on astroloogilised ülevaated ja teised on müstilise šamaani kaardite sõnumid. Ja sellepärast olen teinud ka videote pildid ja pealkirjad täpselt erinevad, et sul oleks kohe lihtsam aru saada, kumba teemat sa parasjagu vaatad. Aga üks asi ühendab neid mõlemaid. Need on sümbolid ja sümbolid kõnetavad mind. Kas ma annan informatsiooni läbi astroloogia või annan läbi müstiliste kaardite, siis need mõlemad annavad edasi mingisugust teatud sagedust, teatud sõnu, mida sinul on vaja kuulata. Nii et aga ära siis ka imesta, kui ma räägin nagu mõlemas keeles natukene sarnaselt, et ma räägin ikkagi sellest, mida mina parasjagu tajun selles ühes või teises kaardis ja mis tahab parasjagu praegu nähtavale tulla. Alustame siis jääraga ja jäära aprillikuu. Päike on praegu veel jääras, nii et ta tunneb ennast seal päris hästi. Seal esimeses majas jääras ka aprilli alguses ja annabki võib-olla ikkagi veel suuremat soovi tulla nähtavale, midagi alustada, ise otsustada. Võib-olla kui siin natukene oled niisugune laisk olnud, ütleme jah, niisuguses positiivses võtmes, siis praegu on aeg siis ennast uuesti käima tõmmata, ennast näidata, aga samas, kuna selle päikese juures on hästi tugevalt ka Saturn, Neptuun, siis tahaks öelda et see tormamine on väga hea asi, aga Saturn tahab, et sa hoiaksid mingisugusest, ma ei tea, sellest nöörist kinni, et sa tuulega lihtsalt minema ei lendaks. See suund, kuhu sa tahad minna, vajab aprillikuus täpsustamist. Täiskuu tuleb sinu, see on kohe nüüd aprilli alguses, täiskuu tuleb kaaludes ja tuleb sinu suhete teljele. Ehk siis see mina ja meie hakkavad üksteisele otsa vaatama. Ja seal võib tulla, see ongi nagu peegel ja seal on suhted. Olgu need siis ärisuhted, olgu need partnerlussuhted, ükskõik millised intiimsuhted, neile on vaja nagu otsa vaadata. Võib-olla on vaja mingeid läbirääkimisi pidada, aga täiskuu toob välja siis, kus see tasakaal paigast on ära läinud ja kuna ta on ikkagi kaaludes, siis kaalud vajavad harmooniat, siis on praegu hea aeg pehmelt siis ära tasakaalustada. Merkuur ja Mars on sinu 12. majas ja nad näitavad seal, et sul on vaja ja võib-olla sa ise juba tunned, et üks asi on tegutseda niimoodi, et kõik näevad, et sa lähed kuskile ja teed midagi, aga aprillikuu soosib ka seda, et sa pead nagu oma mõtetega ka rohkem tööd tegema, sellist sisemist dialoogi pidama. Võib-olla sa isegi tunned, aimad midagi, et ma ju aimasin seda ette ja võib-olla ka on mõni selline unenägu, et sa mõtled, et mis see unenägu tahtis mulle ütlema tulla ja võib ka olla, et keegi räägib sulle enda unenäost, kus sina tegutsed. Nii et see siin
siin 12. majas see Mars ei tunne ennast nagu hästi, ta tahab tegutseda, aga kuidagi ei tule nagu hästi välja. Et mina nimetan seda, et kala on nagu takus, et tahab edasi minna, aga jalad oleks nagu kinni ja ei saa nagu aru, mis asi see nüüd udutab mul siin. Samas Jupiter on sinu 4. majas ja aitab sul nagu maandada neid pingeid just kodusektoris, pere juures. Et sul võib-olla just tunned seal nagu turvaliselt ennast ja võib-olla seal saadki nagu ka välja rääkida, mida sa sees tunned. See kodune olemine aitab sul ka nagu seda jõudu taastada ja seda sisemist enesekindlust leida. Veenus sõnnis 2. majas tuletab meelde, et ära survesta ei teisi, ära ennast survesta, sest praegu see sõnn, see Veenus, kes läheb sõnni, tahab pikemaajalist programmi. Järelikult on seda vaja teha rahulikumalt ja teadlikumalt. Nii et võib-olla Jäär, alusta sellise selge pilguga, selge kavaga. Ja kui sul mõni asi ei liigu, siis ära nagu heida meelt või ära kohe ütle, et sellega ma ei tegele, ma ei hakkagi tegelema, vaid mõni asi lihtsalt siin aprillikuus lihtsalt tahab hoogu koguda. Sõnn. Sõnnil kuu põhifookus, päike on 12. majas ja võib-olla see toobki fookuse rohkem puhkamisele, sisemisele korrastamisele, midagi vajab lõpetamist, mingisugused teemad, mis on juba nagu tükimat aega nagu esile kerkinud, aga sa ei ole nagu viitsinud ja ei ole tahtnud tegeleda, lükkad nagu eemale. Ja siin võib ka see olla, et võib-olla sa mõtled üle. Aga võib-olla ka sinu lähedased hoopiski mõtlevad üle ja et sa pead midagi liiga palju seletama. Et tööta kõik asjad nagu enda sees läbi, enne kui sa midagi rääkima hakkad. Et meile mõnikord öeldakse, et mis sa mõtled nii palju. Aga mõnikord on mõtlemine just nagu mingisuguse asja ettevalmistamiseks. Täiskuu aktiveerib sinu 12. ja 6. maja telje, et peegeldus sisemaailma ja igapäevaelu vahel. Sama, mis nagu see päikegi, et kas sa oled midagi liiga kaua nagu alla surunud, ära kannatanud, teinud rohkem, kui sa nagu jõuad. Me jõuame küll, aga sa ei tee nagu seda, nagu öeldakse, et teed pika hambaga, jah. Ja siin see täiskuu toobki välja sellise, et aga kus kohas ma saaksin nagu selle puhkehetke võtta, mida ma ei pea nii väga survestama. Kas see on minu enda töös, kas see on minu enda tervises, minu igapäevategevustes. Võib-olla mõned asjad on sellised, et ma olen võtnud kohustuse, aga seda tegelikult otseselt vaja ei ole. Et siis see täiskuu toob välja siis need teemad, mida sa saaksid võib-olla lahti lasta. Veenus ja Uraan 1. majas näitavad, et samas see, et sa tahad nagu natukene mõtelda, aga Veenus läheb sinu enda märki, et võib-olla sa tahad oma välimust uuendada hoopiski, teistele näidata, kui tubli ma olen, miks. See näitab seda, mida me oleme saavutanud positiivses võtmes. Võib-olla ka soovid millegist vabaks mõtelda, vabaks teha, sest Uraan tahab just sellist vabadust saada ja teistmoodi mõtlemist. Nii et võib-olla tekib aprillikuus selline tunne, et see vana vorm või vana mõte või
ma ei tea, mingi vana asi enam ei sobi ja tahad olla, sellest vabaks saada tõeliselt, tahad nagu rohkem ise olla, et see on sind nagu piiranud ja võib-olla ongi hea aeg mõni vana asi üldse ära visata. Jupiter on sind toetamas kolmandas majas. Ta toetabki õppimist ja kirjutamist ja rääkimist ja õpetamist ehk iseenda usaldamist läbi sõnade. Kalade 11. maja aga näitab samal ajal, et need sõpruskonnad ja ühised tegemised vajavad ka sellist ausat ülevaatamist. Et siin ongi sinu hääl toetab sind. Sinu hääl teeb sind suuremaks, suurendab sinu heaolu, aga suurendab ka siis nende sõpruskondade heaolu. Sest miks mitte kiita ennast sõprade ees, sest läbi enda kiidame me ka teisi. Nii et aprill, mulle tundub, et Sõnnil läheb päris hästi. Et kui sa korrastad enda sees need vanad asjad ära, mis sulle ei sobi ja lased sellel vanal niimoodi vaikselt ära vajuda, siis see uus suund, mida sa hakkad, kuhu poole sa hakkad liikuma, siis kannab sind päris hästi.